Tere õhtust kõigile, kõik, kes te olete tulnud siia Suusaakadeemiasse vaatama. Valmistume Tartu maratoniks esimeste loengusarjast ning tere tulemast kõigile teile ka, kes kodudes meid vaatamas olete. Täna on meil külas inimene, kes võib täie õigusega nimetada ennast raudmeheks ja mitte ainult spordiradadel, vaid ka 4 lapse isana. Tema nime teavad nii spordisõbrad kui ka kõik, kes on kunagi mõelnud, mida tähendab päriselt oma piire testida. Ta on endine triatleet, mitmekordne Ironmani lõpetaja, tippvõistleja ning täna ka üks Ironman Tallinn võistluse võtmeisikuid ja eestvedajaid. Tere tulemast, Ain-Alar Juhanson. Tere, Vahur! Tere! Täna on meil võimalus kuulata Ain-Alarit jagamas oma kogemusi, mis teda motiveerib, kuidas ta näeb sporti laiemalt, millised väljakutsed on olnud ning mis on tema jaoks mõtte ja tegutsemisviis, mis aitab elus edasi minna. Aga aitab sissejuhatusest, Ain, annan sõna sulle. Räägi, mis spordimees sa olnud oled, mis sa siin tööelus teinud oled ning tee lühike sissejuhatus. Jah, ma võib-olla tere kõigile veel kord minu poolt ka. Mul on siiralt hea meel, et Vahur on niisuguse ägeda sarja kokku pannud ja on võimalus siis kõigile osa saada ja motivatsiooni ja ka muid teadmisi saada, et siis Tartu maratonil osaleda. Ja see on koht kindlasti, kus ma ka tahaks suusad joonele panna, kui lund vähemalt on ja trenni saab teha. Aga paar sõna minust. Ma olen sündinud Paides 2. oktoober 1976. Ma peaks olema siiamaani kõige raskem poiss, kes Paides sündinud on. 5,6 kilo, 4. lapsena tulin ja pärast seda emale öeldi, et rohkem ei ole vaja. Ma olin 7-aastane, kui 5-aastaselt hakkasin käima isaga koos suusatamas, sest isa oli mul niisugune kõva spordimees. Ja ega ema ka väga kehvem spordinaine ei olnud, et ma arvan, et see on niisugune oluline osa minu väljakujunemisest, et ma kasvasin üles spordiperes või siis nii-öelda harrastusspordi peres, võiks öelda, et ega tippsportlasega tegu ei olnud nii ema kui isa puhul ja õde ja vennad mõlemad. Aga me tegime kogu aeg sporti ja liikusime ja kui ema oma tööpostilt tulid, siis mindi tavaliselt õhtul midagi tegema, kas siis suusatama või jooksma või mingi muid asju tegema. Ja ma mäletan oma esimesi suusasõite vist 5-aastaselt, kus ma läksin isaga kaasa. Paides mäges ei ole, aga on äge mets ja siht, on niisugune L-tähekujuline siht. Metsa vahel lund palju ja siis isa tassis mind sinna kohale, pani sihi otsas maha, ütles, näed, siit otse sõidad. Ja kui ma vastu tulen, siis keerad ümber. Ja siis tema sõitsi edasi tagasi, mina tegin väiksemaid ringe, tema suuremaid ringe. Ja nii me seal olime. Pärast kakerdasime tagasi ja siis ütleme, mõne korra pärast juba saadeti meid Paide lähedal olevasse nii-öelda Röamäele, mis on niisugune, ütleme nii, et mäeks teda päris nimetada ei saa, aga niisugune väike küngas, et siis sai natuke juba küngas ka sõita. Et see suusatamise armastus oli sealt pihta hakanud ja kui ma 7-aastaselt nägin Sarajevo olümpiamänge ja seal väga karismaatilist Kundesvani on ju, siis läksin mina kööki pärast maratoni vaatamist, et nii, minust saab järgmine suusakuningas, pange tähele. Ja sellest nalja palju on ju, et mis see 7-aastane ikka räägib. Aga mingid unistused ja mingi sihuke eeskujud on need, mis meid tegelikult köidavad palju. Et ma arvan, et see on hea paralleel ka tänapäeva tuua, kus meil kõigil on omamoodi eeskujusi või siis inimesi, kes meid inspireerivad ja need panevad asju liigutama ja panevad asju tegema, sest unistused on need, mis meil alati jäävad ja need on need, mis meid tegelikult viivad teinekord päris kaugele. Ja sealt edasi siis Otepää suusakool. Kuna Paides ei olnud võimalik tippspordiga suusatamise näol tegeleda väga palju, sest esiteks lund ei olnud, teiseks mäges ei olnud ühtegi suusatrenni, siis käisime küll isaga ja perega erinevatel suusavõistlustel, aga lõpuks saime aru, et tegelikult õige koht oleks Otepää suusakool ja sinna ma siis peale 7. klassi astusin. Aga enne seda Paides olles toimusid Paides Paide Tehisjärve päevad. Ja seal toimus siis niisugune huvitav uudisala nagu triatlon. Ja selle triatloni vanem vend Indrek siis, kes täna on siis ajavõitjana paljudel spordivõistlustel, Indrek Juhanson siis Tolknetiga, tegi tema triatloni, tal õnnestus see võita ja siis tänu sellele, et ta võitis, siis pandi Paide linna kesklinna autahvlile Indrek Juhanson, Paide triatloni esimene võitja. Pilt ja aega, kõik asjad ja minu koolitee läks iga päev sealt mööda. Ma ikka vaatan ja imestan seda, et on ikka äge, et vend on ikka uhkelt hästi teinud. Tegelikult tahaks ise ka, et nagu ikka kadedus oli ka sees. Ja see oli nagu ma arvan, et esimene
nii-öelda arusaam, et kuule, triatlon on äge ja jälle kui ennem oli Gundes Vaan, ta oli jätkuvalt ikkagi eeskuju või ütleme siis suusatamise mõistes, aga siis nagu mu enda vend oli teinud ka midagi niisugust, kus ta nii-öelda sai tähelepanu ja ta midagi võitis ja kuidagi tekkis tunne, et ma tahaksin ka nagu proovida seda ala. Ja see oli siis nagu esimene niisugune trigger või niisugune päästik mind, mis viis mind triatloni poole. Ja Otepää suusakoolis siis ma olin 89–94. Suusatamises ma nüüd ülikibe käsi ei olnud, aga mõne asjaga sain päris hästi hakkama. Mul oli nagu erakordselt hea anne, ma olen ise väga uhke selle üle, et ma õppisin asju, tehnikaid visuaalselt telekast nähes. Ehk et uisustiili ma õppisin ära niimoodi, et ma nägin Torni Muugrinit telekast ja õppisin kõik need tehnikad ära, kus vanem mees on, see teab seda venda ja mul ei olnud sellega nagu probleemi. Aga suusakooli ma lõpetasin selliselt, et ma klassikatehnikat selgeks ei saanud. Et ma küll võitsin Eesti meistritiitli klassikatehnikas, aga see oli pigem töövõimu pealt, et mitte selle pealt, et ma tundsin, et ma nüüd oskan seda sõita. Et see on päris huvitav nagu sihuke arusaam, et sa käid nagu 5 aastat suusakoolis, aga ikka ei oska. Et tuleb võib-olla siis natuke rohkem aega. Äkki nüüd veel vanas eas õpib selgeks, mine tea. Suusakooli treenereid meenutama siis ei hakka, on ju? Väga hea treener, Aivar Laanes, et Elmo Kassini treener ja mul olid ju klassivennad ka päris toredad, et täna siin ma usun, et kes vähegi suusatamisega seotud on, siis mul 12 inimest klassis oli, Oleg Ragilo, Marek Sander, Tarvi Kuus, siis Roomet Pikor, et kõiki me ju tegelikult teame, et kes natuke või rohkem vähem spordiga seotud on, siis on nad senimaani veel suusaspordiga enam-vähem sina peal. Ja siis 94. viimane suusakooli aasta oli siis see, kus ma juba treener Aivar Laanesega sain kokkuleppel, sest ma olin juba nagu triatlonis ka suvel toimetanud ja Paide poisina käisin siis rattaga ikkagi Otepää suusakoolis, et kott selga, sõitsin nii-öelda pühapäeval siis Otepääl 155 kiltsa ja siis järgmine reede tagasi, et see tundus nagu sihuke päris mitu korda sai tehtud, et alati kevade alguses ja paar korda veel ja siis sügisel samamoodi, et see oli sihuke kuidagi ma arvan nagu oluline asi, mida kui sa võtad, et sa suusakoolis oled seal võib-olla 10. klass või 9. või 11. klass ja sa lähed üksinda, täna paned nagu seljakoti selga ja sõidad siis 150 kiltsa mööda maanteed. Tänapäeval enam võib-olla oma last ei laseks niimoodi, aga siis sai tehtud. Ja viimane aasta siis triatlonit tehes juba suusakoolis, kus siis keskendusime suvele ja 94. kui suusakooli sai lõpetatud, siis sai ühinetud siukse professionaalse triatloniklubiga nagu Urra. Urmas Randma, tänane jooksutreener, kes siis metseenina tol ajal 90ndate ärimehena toetas 2 tipptriatleti Jaan Pehk ja Kristjan Raiendit ja siis mul õnnestus liituda selle grupiga kohe pärast suusakooli lõpetamist, kolisin Tallinnasse ja põhimõtteliselt 3 kuud elasin siis ikka päris professionaalse sportlase elu, mul anti korter, 3 korda päevas süüa, kogu varustus, treeningud, ma nagu põhimõtteliselt elasingi nagu professionaalne sportlane. Et see oli nagu unistuste täitumine mõnevõrra, et sa saad kohe nagu pärast keskkooli lõpetamist teha süviti seda, mida sa tahad, et tavaliselt see on see hetk, kus me oma sportlasi ja nagu noori nagu kaotame ka väga palju. Ja see kiire kursus, see 3 kuud nii-öelda professionaalse sporti tegelikult õpetas mulle väga-väga palju ja tegelikult aitas mind edaspidi väga palju. Kuni siis 94. septembris mul oli siis viimane võistlushooajal Saaremaa duatlon. Tegelikult ta pidi olema eelviimane, aga sattus olema viimaseks. Ja Saaremaa duatlonil siis samad Kristjan Raiend, kes oli see professionaalne sportlane seal klubis ja Jaan Pehk küll ei võistelda, aga Kristjan võistles ja kogu Eesti nagu paremik oli stardis, ma olin 17-aastane ja mäletan, et me ikka tegime asjad nii peeneks, et kui seal 7 kiltsa oli vaja joosta, 30 ratast ja 3 jooksu pärast lõppu, siis esimesed 7 kilomeetrit jooksin mina ja Kristjan jooksin kiivriga, et vahetusalas võimalikult vähe aega reisata. Et siis võite ise arvata, et esimesed 2, kes esimesest jooksust tulid, olid kiivritega poisid ja siis rohkem neid ei nähtud ka. Ja õnnestus see võistlus võita 17-aastaselt siis ja päris korraliku vahega teiste ees. Ja siis me otsustasime, et lähme Spalti maailma karikaetapile duatlonis Saksamaal, niisugune hästi kurikuulus duatloni karikaetapp ja seal oli ka noortevõistlus, et proovida siis rahvusvaheliste noortega ka sammu teha, et kuidas seal edeneb. Ja läksime sinna
oktoobrikuus, septembri lõpus ja ma arvan, et kõik teate Estonia katastroofi. Meie kamp, kogu kamp peale Urmas Randma oli laeva peal. Viiekesti, mina, Anti Arak pääsesime, Kristjan Raiend, Jaan Pehk ja Ülle Karu kahjuks ei õnnestunud pääseda. Ja ma arvan, et ma sellest väga pikalt rääkima ei hakka täna, aga see oli üks oluline verstapost, et ma enda elu tegelikult jagangi kaheks täpselt nagu siin slaididel. Elu, mis oli enne Estoniat, see on see elu, mis andis mulle võib-olla vundamendi ja mingid sihid, ja siis elu, mis oli pärast Estoniat, et maailmapilt on teine, võib-olla mingid muud asjad veel, aga see väga selgelt on eristav, et kui see kuni 94 sai Estonia katastroofiga läbi, siis mul tegelikult pärast seda toimus 2 aastat niisugust, võiks öelda, enese leidmist, et ma ikka jõin viina ja viskit ja liiter viskit ära juua, ei olnud mingit küsimust, et ma nagu nädalas oli võib-olla päevake, kus ma olin natuke selgem, et oli ikkagi eneseotsimist ja see ei olnud mitte sellepärast, et nagu ma ise saaks aru, et mul mure on, aga lihtsalt ma kuidagi sattusin siis olema sõprade keskel, kes tegid sama, ja see rull nagu läks hullemaks ja hullemaks, kuni siis lõpuks 2 aastat hiljem mul õnnestus sõprade, perekonna ja tuttavate näol vist ilmselt aru saada, et see ei ole päris õige viis, kuidas ma oma elu elan. Et see teine võimalus, mis mulle antud on, et siis seda võiks nagu teistmoodi kasutada. Ja siis ma mõtlesin, et ma üksi sellega hakkama ei saa, ma astusin Eesti kaitsejõududesse, rääkisin ära, läksin alaliidu juurde, tollase presidendi juurde, ütlesin nii, et ma olen 2 aastat küll viina jõudnud, ma olen 95 kilo, aga mul on ilge tahtmine ja ma tunnen, et ma tahaks maailmameistriks saada, et ma andsin teada oma plaanidest. Tollane alaliidu president siis arvas, et ma võiks mingit muud spordiala vaadata, sest vaata ennast, sa oled natuke suurem kui keskmine triatlet, siiamaani olen, et see ei ole nagu nii-öelda hea karjäärivalik. Aga ma jonni ei jätnud, läksin Eesti kaitsejõududesse, sain kokku treener Jüri Kääniga ja sealt hakkas töö pihta, et aasta kaitsejõududes aitas mul üle saada nendest halbadest harjumustest, distsipliin tagasi saada ja treeningharjumus tagasi saada. Me kõik ju teame, et võib-olla siin ka nagu kuulajatele, et üks esimene niisugune hea õppetund või märksõna, et kui sa alustad treeningutega, siis tavaliselt see treeningharjumus või rutiin tekib 2 nädalaga või 10 päevaga. Ehk et kui sa tahad tunda seda, et sa mitte ei pea sundima ennast välja minema, vaid et see tekib endal soov ja tahe juba, kui regulaarselt väljas käia, siis see harjumuse tekkimine võtabki aega 10 päeva kuni 2 nädalat. Et see aasta otsa seal sõjaväes tegelikult aitas mul väga hästi see rutiin tagasi saada, see baas jälle kokku saada, et ma ju nii-öelda saingi niimoodi rahulikult jälle pihta hakata. Ja ma arvan, et see oli nagu suurepärane sihuke elu muutus, mis võis juhtuda minuga, et see mulle sobis väga hästi. Ja pärast seda siis, kui ma sõjaväest lõpetasin, siis elu nii lihtne ei olnud, kui pärast Otepää suusakooli lõpetamist, et ma nüüd tulen ja tehke mulle kõik välja ja ma nüüd hakkan sporti tegema. Et siis olin ma unistusega üksinda. Läksin Rocca al Mares, oli niisugune koht nagu ekstreemsport, mida kahjuks enam ei ole, aga tol ajal oli ta vahva pood, kes kuulas mu jutu ära ja oli valmis poole kohaga mind tööle võtma. Ja siis ma seal olin, mul oli terve kuu välja prinditud treeningkava, pluss siis töökava, pluss siis elamine, söömist, kõik asjad olid nagu ajaliselt paigas. Ei olnud väga harv juhus, kus ma talvel kell 5 tõusin, et Mustamäele siis 3 tunniks suusatama minna, et 10 siis tööle jõuda. Et siis pärast tööd minna ujuma jälle mingeid asju tegema, et nii-öelda tahe oli suur ja see siht oli silmes. Ja miks see siht silmes oli sellepärast, et mulle noorena oli antud mõista mu sportimise käigus, et mul võiks olla šanssi midagi teha või midagi korda saata. Ja mul oli antud teine võimalus seda kõike teha, et piltlikult öeldes, ma loodan, et keegi teine seda tundma ei pea, aga kui sa tunned, et sa oled juba teist korda saad selle võimaluse seda teha, siis sa ei taha seda raisata, sa tahad nagu anda kõik. Ja sealt tegelikult hakkas kõik pihta ja mitu aastat tööd, 2 aastat tööd, pärast 2 aastat siis Eesti kaitsejõud nägid must potentsiaali ja võtsid mind oma palgale, ehk siis riigi palgale, olin siis spordirühmas ja see andis mulle võimaluse siis jälle professionaalseks sportlaseks hakata.
ja sealt edasi juba siis spordikarjäär kulges algus siis sooviga olümpiale pääseda. Seda ei õnnestunud, kuna ujumine ei tulnud nii hästi välja ja siis, kui ma esimest korda 2000. aastal pikemat distantsi proovisin 2001. Siis oli selge, et see nii-öelda sobib mulle oluliselt paremini ja alastes 2002 siis minu Ironmani karjäär algas Florida Ironmaniga ja sealt võib-olla nagu see sportlaskarjäär sai nagu siis lõpuks hoo sisse, sest siit ka üks hea nagu võib-olla nagu oluline märk paljudele võib-olla ka tippsportlastele. Et me näiteks meil triatlonis on ka olnud tippsportlasi, kes pürivad olümpiale, ma toon näiteks Kaidi Kivioja või Henri Räppo näite, siis nad teevad 4 aastat, käivad mööda maailma ringi osalemas, et saaks need mõned punktid kuskilt, et saaks siis olümpiale. Aga kui sa vaatad nagu kõrvalt korra, et sa 4 aastat proovid sinna saada selle 20-30 kohti, ka suusatamise ilmselt samamoodi. Ja siis lõpuks saad sinna võistlusele kohale, suusatamise kvalifikatsiooni sellist ei ole, aga triatlonis on, sa pead maailma edetabelis 55 sees olema. Saad kohale, siis sa võib-olla ei saa isegi finišisse nagu Kaidi puhul, et sellepärast, et sa jääd ringiga maha. Ja siis sa mõtled, et kõik see töö, aga sul eduelamust ju ei ole. Sa lihtsalt teed nagu, sa kogu aeg nagu jääd rongist maha ja siis lõpuks siis see ei saagi iseennast ületada, see ei saagi kuhugi viia. Et ma olen ikkagi seda usku, et selleks, et midagi head juhtuda saab, peab olema ka eduelamus ja kohe, kui nii Kaidi kui Henri muutsid näiteks oma nii-öelda siis fookus pikemale distantsile, kus neil hakkas tulema ka edu, siis hakkas tegelikult ka asjad paremini minema ja juhtuma. Nii oli ka minu puhul, et kus ma alguses proovisin olümpia kvalifikatsiooni saada, aga kuna võimed ei lubanud seda, siis oli see nagu sihuke rutiinne töö, et sa tuled veest välja 3 minutit hiljem, siis sa pead nagu peaga vastu seina ja veel kord peaga vastu seina jooksma. Et see oli nagu raske. Aga sportlaskarjääri kokkuvõttel siis 10 aastat sisuliselt, viimased 5 aastat rohkem kui 1000 tundi trenni aastas ja lõpuks siis 3 Ironmani võitu, 2 korda Lanzarotel, 1 korda Uus-Meremaal ja 8 korrast Hawaii Ironmani MM-il siis parim koht 13, kus 2008 sai tehtud. Ja siiamaani ikkagi maailma kõige raskem Ironmani võitja. Ma arvan, et selle üle kõige rohkem uhke, 94 kilo. Et kui triatloni president tolleaegne siis oli mul hea uhke tunne. See esimene võit läks mul nii palju korda, et lõpuks ma sain tõestada, et on võimalik. Et kui tahad ja teed asju õieti ja järjepidevalt, siis on võimalik. Ja nüüd spordikarjääri nii-öelda lõppedes, siis see toimus 2010, tegime MTÜ Sportlik Eesti koos Margus Püviga ja alustame siis, mul oli tegelikult valik, kas minna siis, panna pintsak selga ja lips ette ja minna siis mingeid asju tegema või tööd tegema selleks, et siis raha teenida oma hobide jaoks või siis vastupidi, võtta see risk ja otsida seda nagu elatist läbi siis hobide. Ja ma otsusin selle teise poole jaoks, sest mulle sport väga meeldis ja mulle nagu väga meeldis keskkond, kus ma ise üles kasvasin. Kus ema-isa tegid nagu sporti kogu see aeg, ma olin selle spordi keskel, mitte tippspordi, aga lihtsalt spordi keskel ja see liikumine oli nii naturaalne ja loomulik minu, on see suusatamine, rattasõit või jooksmine või rattamatk või mis iganes. Ja ma tahtsin oma perele või tulevasele perele midagi samasugust pakkuda. Ja see oli ka siis nagu see suurem pilt selle asja juures ja sealt läbi Triismaili siis lõpuks jõudsime nii-öelda Ironmani sündmuse korraldamisteni ja täna siis 2016 aastast alates on siis Eestis toimunud Ironmani sündmused juba üle 10 aasta. Lisaks sellele veel teisi kariketappe ja mõned jooksud ka, Valga City Run ja palju rahvajooks ja asi, mille üle kõige rohkem uhke on olla ikkagi 4 lapse üle. Et see on uskumatu rõõm, peavalu ja kõike muud. Aga selles mõttes on nagu tõesti tore, et sul on nagu 4 jõnglast, kes sind igapäevaselt noorena hoiavad. Ja et see kõik veel nagu nii-öelda kokku tõmmata siis eelmisest aastast. Ma nagu tegelikult tundsin juba pikemalt seda soovi või tahet Eesti tippsportlastele ja triatloni tippsportlastele kaasa aidata. Ja eelmisest aastast ma siis tegelen managerina nii Henri Räpo, Liis Kapteni kui Gregor Rasvaga, et toetada neil siis nende arengul ja selle karjääri ülesehitamisel, et see on nagu päris ilusti läinud ja ma arvan, et sealt kuuleme veel õige pea päris ägedaid tulemusi. Et siuke lühike kokkuvõte mu elust.
no nii, sissejuhatuseks palju meil režissöörilt võib küsida, et palju meil sissejuhatuseks aega läks, nii et Vabandust. igatahes minu jaoks oli väga põnev kuulamine, ma arvan, et nõustuvad ka saalis olijad ja veebi vahendusel kuulajad, aga meil on ka ette valmistatud küsimusi natuke nüüd selle motivatsiooni ja üldse eesmärkide seadmise kohta. Nagu me kuulsime, siis sul neid eesmärke puudu ei ole olnud elus ja motivatsiooni oled sa ka kuskilt leidnud, et kui nüüd küsidagi, et mis on sinu jaoks motivatsioon, siis on need mitmed asjad, on see kirg, distsipliin, midagi kolmandat või eri valdkondades ongi erinevad asjad, mis sind nagu sütitavad? Ma arvan, et nagu kõige sügavam ja kõige olulisem nendest on väljakutse. Et kui ma näen väljakutset, mis mulle tundub, et ma olen nagu sisimas hästi optimistlik inimene, et ma näen asju ilmselt palju heledamates valgudes, kui need tegelikult on. Ja noh, mõned päris tihti aitab mind, sest aitab mul nagu nende väljakutsetega paremini hakkama saada või neid omaks võtta. Aga noh, on see siis sama Ironmani tegemine või spordi tegemine või siis näiteks Ironmani Eestisse toomine, mis oli ka nagu noh, midagi niisugust, mis tegelikult sa pidid nagu alustama sellest, et rääkima üldse, et mis asi see on, et nii osalejaid leidma kui toetajaid. Et mulle meeldivad väljakutsed, mis tunduvad võimatuna ja kui see väljakutse tundub nii võimatu, siis mulle meeldib seda nagu noh, teistpidi tõestada, et see tegelikult on võimalik. Ja see paneb sind käima, see paneb sind nagu püüdma ja nagu tahtma seda veel ja veel paremini teha. Et ma arvan, et see on nagu sihuke sama asi, et kui sa võtad, et noh, et käid ühe korra ujumus, et käid ühe korra ujumus ära, ja siis mõtled, ah kurat, et päris hea tunne on, et aga paneks nüüd äkki Ironmanile kirja, et noh, siis tavaline inimene võib-olla mõtleb, et okei, ma teen ikka trenni, äkki ma ei ole valmis või äkki ma ei ole valmis. Sa ei olegi valmis, aga sa saad valmis siis, kui sa teed selle otsuse, et ma panen ennast kirja ära, on see siis suusamaraton või on see siis Ironman või on see siis rattamaraton, mis iganes on. Panen kirja ära, nüüd sul ei ole enam pääsu. Kõige parem on veel, kui sa panen ennast kirja ära ja ütled oma sõpradele, et kuulge, ma panin ennast kirja või kaaslasele kallile, siis sa kuuled homme ja ülehomme, et kuule, trenni ka oled teinud, et kuule, sa ei saa niisama minna. Ehk et sa tekitad iseendale niisuguse väikse rühma või grupi inimesi, kes sulle sotsiaalselt nii-öelda pinget peale paneb, et ma arvan, et see nagu töötab hästi. Et siin on paslik küsida, et Bundesfaan ei olnud nii kõva mees nagu vend Indrek, et tema eeskuju kadus, et kas paned selja vastu seina ja Tartu maratonile kirja? Kindlasti. Et ma arvan, et Tartu maraton, Indrek Kelk ja kogu see kamp teeb super tööd, et Tartu maraton on spordipidu ja kui vähegi võimalik, siis ma selle osalen. Ma olen 2 korda selle osalenud niimoodi, et ma olen seljaga stardipoole olnud, et seljaga vastasis lasketiiru. Ja viimane kord oli niimoodi, et ühel pool oli hundi kostüümis vend, teisel pool oli siis karu kostüümis vend ja lahe oli. Ma tulin siit täitsa tagant, Maretiga koos sõitsime. Esimene lasketiiru laskumine oli siuke, et mõnus, aga see on nagu kihvt, et ma juba ammu, kuidas ma ütlen siis, et mul ei ole probleem või noh, minna rahvaspordisündmustele ja minna nautida seda, et mul ei ole vaja seal olla esimene või teine või 10 või 100. Ma tahaks ennast hästi tunda, ma tahaks pingutada, jah, ma tahan nagu tunda, et ma pingutan, aga mul ei ole nagu probleemi, kui ma ei tea, ma naistest esimese 100 sisse ei mahu näiteks või midagi siukest. Aga lähme edasi, suur väljakutse on võetud, sina oled õus neid palju võtnud, aga mis sa teed nendel päevadel, kui no ei ole motivatsiooni või nii-öelda ongi halb päev või raske päev. Kas sa lepid lihtsalt nende päevadega või on midagi, kuidas ennast käima tõmbad? Seal on nagu 2 hästi olulist asja, et kõigepealt punkt 1, kui motivatsiooni ei ole, siis seal on mingi põhjus. Kas sa oled väsinud, kas on mingi stress või on see mingi muu jama, on ju. Et seal on natukene vaja iseennast tunda või kuidagi siis, ma ei tea, võib-olla siis mõni lähedane tunneb sind. Minu puhul ma olen püüdnud nagu aru saada sellest, et millest see tingitud on, kas ma olen lihtsalt magamata näiteks või on siis mingi muu jama. Kui ma tunnen, et see on lihtsalt laiskus, on ju, siis väga lihtne ütlus on, et kõige raskem asi on diivanit püsti tõusta. Ja kui sa saad sealt uksest välja juba, siis see motivatsioon tuleb, sest kui sa tegeled siukse spordiga nagu Ironman, on ju, siis ma võin kinnitada, olles 32 Ironmani lõpetanud, et mitte ükski Ironman ei ole võimalik teha Ironman nii läbi, et sul raske ei hakka. Et sul ei teki seda auku seal, see motivatsiooni auku on ju, või siukest nagu mingit nagu allamäge tunnet on ju, siis sa pead lihtsalt sellest läbi
minema või minema. Mäletan, kui ma teist korda Ironman Lanzarotet võitsin, ma tulin ratast teisele maha, onju. Ja ma hakkan jooksma, mõtlesin, et pekki kui raske, et see läheb varsti kergemaks. Sa motiveerid ennast, et läheb kergemaks. Läks küll pärast 3 tundi, kui ma finišisse jõudsin. Aga sa kogu aeg räägid endale, et läheb kergemaks. Et selles oleme me Ironmani tegijad väga kõvad, et me suudame iseennast nagu vestelda iseendaga nagu päris tugev. Et hea vihje, et loo endale roosa mull ja siis mõtle ennast sinna mulli sisse. Jaa. Paljud nagu kallis kaasa kodus ka ikka ütleb, et kuule, et sa ikka jälle ilustad asju, aga iseenda jaoks on päris hea vahest seda nagu. Ja see tegelikult käib ka selle kohta, et näiteks kui sa nagu peadki välja minema tunniks jooksma, näiteks sul motivatsiooni ei ole, aga aja ennast välja, ütle, et kuule, et ma proovin esimene 10 minutit ära teha. Ja kui sa 10 minutit ära teed, juba, siis tõenäosus on, et sul läheb olemine natuke paremaks. Siis okei, ma teen veel 10 minutit, et ära ole must ja valge, vaid hakka kuskilt pihta. Ja jupi kaupa sa tegelikult teed lõpuks selle ära, et see tegelikult aitab päris palju. Et tee need asjad endale nagu väikesteks etappideks, mida sa suudad hammustada. Ma vahest, kui ma olen neid asju teinud, siis ma olen öelnud, ega sa terve õuna ka korraga suhu ei pista. Sa võtad ikka amps ja lõpuks saad ikka ära, et hakkad otsast minema ja nii on. Head nipid. Kui nüüd võrrelda tippsportlase motivatsiooni, siis kui sa päriselt sporti tegid ja nüüd ütleme, et ikkagi tavaelus korraldad siin võistlusi, et on seal mingid erinevused motivatsioonile, kuidas sa ennast kuidas sa võrdleksid? No kui me räägime tippsportlast, siis see ilmselgelt tippsportlane, kui sa oled tippsportlane, siis sa püürid maailma tippu. See on nagu, siis see motivatsioon on mingi muu, see on midagi muud ja need tegevused seal juures on ka absoluutselt midagi muud, et see nagu ei jäta kivi üles tõstmata või sinna alla vaatamata ja kõiki detaile nagu läbi käimata. Kui me räägime praegalt, võtta kas või seesama, käisin nädal tagasi Marbeias 70,3 MM-il harrastajana, ma läksin viimasena starti, nagu Tartu maratonis ja rahulikult tegin läbi ja ma lubasin perele, kes kaasa oli tulnud, et ma kogu aeg naeratama, et see on nagu kõige olulisem asi, et ma rajal kogu aeg naeratan. Ja sain seal ka hakkama, mul oli jube äge mõnus tunne. Ja see motivatsioon on hoopis midagi muud. Sa lähed sinna, olgugi, et vähe trenni oled teinud, aga sa lähedki seda läbima selliselt, et sul mõnus tunne oleks. Ja sul ei ole kahju, kui sul võib-olla aeg ei ole päris see, mis sa nagu ootad või võiks olla. Või et nagu, ma ei tea, et sa oled muidu Ironmani võitnud, aga nüüd täna oli 2662 või mis iganes see koht oli. Et ühega sinule nagu see praegu hobisportlase motivatsioon, et see ei olegi selline väljakutse või viskamine, et pigem on see tööelus, on see Ironmani korraldamine väljakutse ja see nüüd liikumine on rohkem hobi, kus sa pead meeldivuse saama. Täpselt meeldivuse ja see, mulle meeldib, et ma panen ennast jälle kuhu järgmise asjale kirja. Tõenäoliselt ma lähen Birkebeinerit sõitma, panen selle varsti kirja ja ma panengi ta kirja ära ja siis ma ütlen sõpradele, et siis on põhjus mul trenni minna. Kui mul muidu on nagu võib-olla päevas 4 last, mitte võib-olla, mul ongi 4 last ja mul on nagu töö ja kõik muud asjad, siis see trenn on küll see viimane asi, kuhu ma nagu viitsin minna või mitte viitsi, vaid mul lihtsalt on muid asju teha väga palju. Aga kui ma panen kirja, siis ma tean, et okei, ma pean ikka nädalasse mingi portsu trenni ära mahutama. Ja see aitab mul hoida nagu mingit niisugust rutiini. Ja kas ma ütlen õigesti, et juhul, kui sa kirja ära pannud, siis tegelikult lõpuks sa leiad need treeniaugud ka. Ennem nagu ei oleks leidnud, aga nüüd leiad. Täpselt, jumala õige. Ehk et ma nagu soovitan, pange Tartu maratonile kirja, päriselt ka, esimese asjana, vahet pole, kas lund tuleb või ei tule, usk mind küll, mingi võistlus ikka teevad. Aga pane kirja ära, ja isegi kui see võistlus ei toimu, siis sa saad terve selle pika perioodi treenida teadmisega, et sa oled kirja pannud ja sul on tegelikult väga kõva ettevalmistus tehtud. Loomulikult. Väga hea. Liigume edasi, ega meil siin aeg tiksub ja kodus, ega siin meil on vaatajatel põnev, ma loodan, et kaamera taga seal kodudes on ka põnev. Lähme edasi eesmärkide seadmiste juurde. Kui sa olid tippsporti, tegid ka missuguseid eesmärke või ütleme, räägime meie, kes me ei tee tippsporti, kas panna suured eesmärgid, see suur pirakas õun võtta ette või jagada need eesmärgid väiksemateks kildudeks, et kuidas ma räägin selle loo, ma räägin vist nii palju, aga vabandust, aga sellepärast sa siin oledki. Otepää suusakoolis, viimane aasta on ju. Ma mäletan väga täpselt oma esimest arenguvestlust iseendaga. See toimus jooksuringil, kui ma jooksin Otepääl Munamäe otsa. Ja ma jõudsin sinna otsa ja ma selle ülesminekuga olin aru saanud, et mis ma järgmise 5 aastaga teha tahan, kuhu ma jõuda tahan saada. Ja ma sain aru, et mul on vaja nagu ujumist paremaks, ma mõtlesin triatlonist tol hetkel, et ma pean ujumist paremaks saama, ma pean jooksu natukene paremaks saama, ratas on juba väga hea, et ma pean nende 2 asjaga oluliselt tegelema,
ja mis treeningutega ma tegelema pean ja kelle juures ma seda abi saan. Ja mul oli välja mõeldud aastate kaupa, et see aasta, teine aasta, kolmas aasta, neljas aasta. Ja ma olen selle 5 aastaku plaani nagu, või selle pika plaani nagu pooldaja, et kui sul pole suurt pilti ees ja visiooni, kuhu sa jõuda tahad, on ju, siis need väiksed ampsud võivad siin minna natuke sinna või siis sinna, et sa nagu sul ei ole seda päris täit teed ees. Et mina soovitaks nagu mõelda, mis sind köidab, mis on see eesmärk, mis on natuke nagu kättesaamatu, aga mis ei ole ka päris otseselt võimatu. Ja siis proovida see endale ära fikseerida ja siis leida sinna juurde need sammud, astmed, mis iganes selleks vaja teha on, sa sinna jõuaksid. Ja need väiksed eesmärgid peavad olema mingite väikeste aegade tagant. Et nad ei oleks niimoodi, et sa 2 aastat juhad, on ju, ja siis saad selle järgmise eesmärgi, vaid et sul oleks pidevalt mingi edu olemas. See sama, mida me siin kõne alguses rääkisime. Igal inimesel, igal sportlasel peab olema aeg-ajalt mingi edu elamus. See motiveerib, annab nagu head enesetunnet ja siis sa saad jälle järgmise ampsu võtta. Kas oled sa enda jaoks mõelnud ka, on sul olnud häid eesmärke, oled sa eesmärkidega ka puusse pannud? Näiteks liiga suure tüki võtnud neid? Muidugi, ma tahtsin maailmameistriks saada Ironmanil, aga ma ei saanud seda, sest ma päris kogu füüsika vastu ei saa. Kui sa oled 95 kilo, siis su sisetemperatuur läheb selles niiskuses nii kuumaks, et sa ei ole võimeline funktsioneerima selle intensiivsusel nagu teised. Kui ma käisin seal jooksmas, siis me mõõtsime sisetemperatuuri, enda temperatuuri. Mina tavakiirusel, mida ma muidu normaalsetes tingimustes suudan hoida, siis muu kehatemperatuurilt 42 peale, ma lihtsalt läksin keema seest, ma ei olnud midagi teha. Et see ei olnud vist võimalik, me otsisime erinevaid viise nagu jahutamiseks, aga sa ei saa nagu, sul võib see eesmärk olla, ma samamoodi, nagu ma ennemgi ütlesin, see eesmärk aitas mul nagu keskenduda sellele 7 aastat. Ja ma tegelikult olen uhke, et mul see eesmärk oli, sest siis tänu sellele ma nagu püüdsin selle poole ja ma arenesin ilmselt maksimaalselt, mis see võimalik oli. Et jah, seda oli natuke palju, aga ma ei kahetse seda eesmärki või kuidagi moodi muud moodi. Et eks asju on läinud teisigi, mis valesti, mida ei ole nagu ette võetud ja ei ole nagu lõpetatud. On näiteks mõned võistlused, kus ma olen nagu võistlema läinud ja võib-olla alahinnanud võistlust Ironmani puhul ja ma olen 2 Ironmani jätnud pooleli ka. Et neid asju ikka. Mis sina arvad, kuidas vältida seda olukorda, kus eesmärk muutubki painavaks või kuidas sa välja tulid sellest enda jaoks, et see maailmameistriks tulek, et lasta minna vahepeal, et see on isiksuses kinni, ma arvan natuke. Et nagu ma ennem ütlesin, ma olen nagu optimistlik või siuke, püüan asju alati positiivselt vaadata. Ja see tähendab seda, et ma nagu nendest väiksetest, minu jaoks see 13. koht ja parim rattaaeg oli ka juba põhimõtteliselt võit või nii-öelda väga hea eduelamus. Jah, ma unistasin, et äkki läheb järgmine aasta veel paremaks, sest kogu see aeg oli läinud paremaks ja uskusin sellesse. Ei läinud rohkem, aga mind ei häirinud see, et ma ebaõnnestusin seda, sest ma arvan, et mida me ei tohiks karta kaotada, ei tohiks karta ebaõnnestuda, sest üks kõva vormeliäss on öelnud ka seda, et kõige rohkem inimesed õpivad kaotusest. Võitjad ei õpi nii palju, aga kaotajad õpivad oluliselt rohkem kui võitjad, sest nad nagu saavad aru, mida nad peavad paremaks tegema, et nad jõuaks siis lõpuks võitjaks. Et see ei tohiks olla midagi, mis meid häirib või me ei tohiks karta seda. Et see on täiesti okei. Minna ja proovida ja võib-olla seada eesmärke, mis kohe kätte ei jõua. Et ei tasu pead nina norgu lasta. Muidugi. Aga räägimegi raskustest, murdumiskohtadest. Ma arvan, et Ironmani meestel neid on iga võistluse raames. Kui sa oma karjäärile tagasi vaatad, tuleme võib-olla, et milline oli siis kõige raskem periood ja kuidas välja tulla sellest? Ma arvan, et üks raskemaid hetki sportlaskarjäärist, et elus on ju palju raskeid hetki olnud, aga sportlaskarjääri raskem hetk on ikkagi see olnud, kui ma veel püüdsin olümpiadistantsis kuhugi jõuda. Ja mul jätkuvalt puudus see eduelamus rahvusvahelisel areenil. Ja teed seda tööd, sa teed 8-9 tundi aastas tööd, proovid, midagi muutu, sa ei lähe ujumisest paremaks ja siis ei juhtugi mitte midagi. Et mul oli hea meel, et treener Jüri Jääniga siis jõudsime sinnamaani, et okei, proovime siis midagi pikemat. Et see ongi see, kuidas sa sealt välja tuled, et sa otsid siis järgmise viisi, kuidas teha. Aga ma pean tunnistama, et need viimased aastad selle olümpiakvalifikatsiooni püüdmist või siis sinna poole püüdlemist,
ma ikka olin nagu kaotamas oma seda kurikuulsat optimismi ka juba natuke. et ei olnud nagu lõbus nagu. Aga tuleme tööelu juurde, nüüd üle 15 aasta oled ikkagi päris suuri võistlusi korraldanud. Kas oskad ka siin välja tuua need murdumiskohti või on kõik kõrvaltvaatajana, et Lepase reega üles mäge, võistlused järjest suuremad? Oskad sa siin, on ka raskeid hetki olnud? Kelle see väga huvitab, siis Triatloni Akadeemia sel suve tegi kõikidest meie sündmustest videoblogid korralduse vaatest, et näha, mida me tegelikult teeme seal. Et mitte osaleja, vaid just korraldaja vaatest. Et see on YouTube'is olemas, minge vaadake, päris lõbus vaatamine. Aga see on nagu karikaetapid. Et kui me räägime nagu Ironmani korraldamist, siis ma arvan nagu esimene Ironman Tallinn on ju 2018. Ma räägin jälle ühe väikse loo, selle õpetliku loo. Et selleks, et see oli teine pealinn maailmas, mis korraldas Ironmani sündmust. Pealinnas sa paned ju kinni teid ja igasuguseid asju. Meil oli vaja panna siis võistluspäeva õhtust, siis reede õhtust kuni laupäeva hommikul kella 6-ni ööga maha 12,6 kilomeetrit aeda. Metallaeda koos kividega. See oli, kui me ei eksi, kas oli 5 rekkat või. Et, ja kuna meil partnerit ei olnud, siis me pidime seda tegema nagu ise juhtima ja siis õnneks oli meil kaitsejõududest inimesed abiks. Ja kogunesime siis Linnahalli parklas seal, mul oli seal vist 80 kaitseväelast ja 4 siis tiimijuhti, kes nüüd juhendas. Ja hommiku kella 6 jõudsime sinnamaani, et meil oli veel panna vist kas 4 kilomeetrit. Kaitseväelased ütlesid, kuule, meil hommikuseegi aeg, me nüüd lähme. Ja siis ma olin üksinda plätudega lennusadama juures rekka otsas asju maha võtmes ja ütlesin raadiost, kuule, kas kedagi on veel, kes appi saab tulla. Ja siis tulid meil vetelpäästjad ja igasugused muud tegelased ja me saime niimoodi rattaraja maha, et kui Marko Albert esimesena rattarajalt tuli, siis motohunt enne Vabaduse väljakule saabumist tõmbas viimase aia veel eest ära, et ta saaks läbi sõita. Et nagu vedas. Ja siis oli küll hetk, kus ma istusin lennusadama või selles Linnahalli parklas Circle K juures autos. Ma üks tunnikene võib-olla. Ja mõtisklesin oma elukese üle järele, et see stress või see nagu pinge on olnud nagu nii suur, et kas ja miks ja kuidas seda nüüd siis ära seedida. Et see oli üks nagu väga-väga keeruline hetk, sest vaatamata kõigile sellele oli vaja veel see ju kõik finantseerida kuskilt. Et meil tegelikult, kui päris aus olla, siis Ironmani korraldamise aastal ei olnud kindlust, et me suudame kõiki kohustusi katta ja me ei suutnudki ja meil ikkagi nagu läks väga keeruliselt. Tänaseks oleme nagu targemaks saanud ja oskame neid asju võib-olla teha paremini ja lisaks riik on ka nagu muutnud oma finantseerimisallikaid, et selles mõttes on nagu lihtsam. Et ma arvan, et see oli üks nagu väga raske hetki ja on 2 järgnevat ka võib-olla, kui võistlusnädalal kolmapäeval avastame, et ujumisrada on liiga külm, et me ei saa ujuda ja ujumisrada muutma. See on ka selline pretsedenditu põhimõtteliselt maailmas. Ja nüüd me oleme seda juba siis 3 korda teinud, et juba ära õppinud seda nipid. Guinessi rekordite raamatusse võiks no võib-olla küll, jah. Kirjutada. Et esimene aasta, kui seda tegema pidime, siis me ikka panime 120 meetrit asfalti maha ja mingid asju, et nagu me ikka nägime vaeva, et tehtud saaks. Aga hästi head partnerid, muidu ei saaks teha. Seda üksi ei tee mitte midagi, et sul peavad olema head inimesed, head suhted ja elus ongi suhted ühed olulisemad asjad. Et kui sul on head suhted, siis inimesed on valmis ja ettevõtted, partnerid on valmis nagu asja tegema. Tuleme veel tagasi spordi juurde ja võib-olla annad veel mõned nipid, et kui treeningutel või võistlustel on need äärmiselt rasked hetked, kas on see sisekõne iseendaga, nagu me korra juba mainisime, selle roosamulli joomine või on veel mingeid häid nippe, kuidas neist just raskustest üle tulla või täpselt need tund autos, kus sa mõtled elu üle järele. Seal tegelikult ma arvan, nagu minu puhul töötab ikkagi hästi palju see, et otsi, kes mu vend Indrek Johansoni teab ja on näinud, siis ta on lapsepõlves väga õnnetuse läbi elanud, et on nagu ära põlenud ja on nagu hästi rasket elu elanud. Noorendast oli kõige vanem laps ja sai nagu lapsepõlves igalt poolt pihta ja nii edasi, kuna ta oli teistsugune. Ja tema mulle kunagi õpetas, kui ma ka nagu noor mees olin enne, kui ma veel Otepää suusakooli läksin, kurtsin jälle järjekordselt mingit raskust. Ja siis ütles, et kuule, et tegelikult on niimoodi, et igas asjas on tükikene nagu head ka. Et katsu see hea asi üles leida ja keskendu sellele. Ja see tegelikult on niisugune hea mõttetera, et kui sa lähed nagu hakkad sporti tegema ja tundub, et kõik ei tule hästi välja, siis
peab natukene lihtsalt natuke mõtlema ja vaeva nägema, et sa pead leidma üles selle väikse hea asja, mis seal on ja sellele keskenduma, et kas või see juba, et sa väljas oled ja liigutad, on ju, või et üks või teine asi natukene juba enam-vähem välja tuleb, et keskenduge positiivsele, et siis on ka lihtsam neid raskusi taluda. Kas on olnud ka eesmärke spordis, sa ütlesid eesmärke, millest sa oled pidanud loobuma, kas on ka pärast sportimist tööelus olnud nüüd hetki, kus sa oled midagi endale sihiks võtnud, aga ühel hetkel saad aru, et astuks sammu tagasi? Me kandideerisime, nüüd meil sel aastal toimus 70,3 MM Marbellas. Me kandideerisime sama aasta MM-i korraldamiseks Tallinnas. Me tegime päris roppu tööd, meil kes paik vaatas, me olime finaalis koos Marbellaga kahekesti viimased. Ja meil ei õnnestunud see ära tuua. Et see oli nagu valus, kurb, aga täiesti mõistetav ka, et Ironman ei soovinud seda riski võtta, kuna meil ei olnud ujumisrada, mida ette näidata. Meri liiga külm ja ettearvamatu, Harku järv liiga must ja sogane ja vetikaid täis, nii-öelda sinivetikaid. Ja Raku järv, mida me välja pakkusime, oli lihtsalt paberil või PowerPointis, et seda ei olnud veel valmis. Ja siis see oli see, mis meid nagu maha tõmbas. Et see oli väga kurb nagu nii-öelda pikki näppe mõnes mõttes või siis oma nagu ebaõnnestumine põhimõtteliselt, et kuigi me nagu jõudsime nii kaugele. Aga hea uudis on see, et ega me nagu loobunud ei ole, et oleme ikkagi pikamaa mehed ja naised, et teeme asju edasi ja küll me ükskord ära toome. Ja suured eesmärgid pole veel kuhugi kadunud. Täpselt, ei. See mehelt ei tohi unistusi, inimesed ei tohi unistusi ära võtta, vaata siis. Meil on täna siin küsimusi veel päris palju. Oleme ka põgusalt rääkinud sinu sportlase tee üleminekust korraldajaks ning sellele küsimusele, mis sind motiveeris edasi tegutsema, tegelikult me oleme juba vastuse saanud. Aga võtame ühe uue küsimuse, et kuidas erineb iseenda motiveerimine teiste motiveerimisest? Kindlasti on seal väga suured erinevused. See on suur erinevus. Esiteks iseennast sa tead läbi lõhki, vaata. Et sa tead, mis töötab, mis ei tööta. Teiste motiveerimisel nagu sa püüad anda erinevaid siis tööriistu või siis tükke, mis aitaks teisel inimesel siis leida seda motivatsiooni. Kui me räägime korraldusliku vaates, siis ma ise tunnetan seda, et anna meile võib-olla pilt, et Ironman Tallinna korraldusmeeskond, et kui sina vedurina, kui suur on see meeskond tegelikult, kes peab motivatsiooni omama? Kõik peavad, jah. Et meil on 8 inimest, kes töötab aasta ringi, kellega me oleme ühes paadis ja hingame ühtemoodi ja saame maailmast suhteliselt ühtemoodi aru. Siis meil on 108 tiimliidrit, kes aasta ringi mingit väikest valdkonna ette valmistades siis valmistuvad Ironman Tallinnaks ja meil on 800 vabatahtlikku, kes siis nende all töötavad. Ehk see kamp on peaaegu 1000 inimest. Lisaks sellele on 300 pluss liiklusreguleerijad ja nii-öelda partnerid juures. Aga see kõik kamp tuleb nädalaks kokku, peab toimetama nagu hästi kokku õllitatud bänd, ja siis jälle lahku minema. Ja meil on nagu, ma ise olen tundnud seda, et võttes siis õppust võib-olla siin kuulsatest sõjapidajatest, et sa pead oma võitlejatega või kaaslastega koos sööma ja sama asja sööma, ja sa pead nendega koos asju tegema. Mulle meeldib väga võistluse ajal käia erinevaid valdkondi läbi ja panna käsi külge erinevates kohtades. Mitte niimoodi, et ma olen käed taskus ja siis vaatan, et mis siin toimub või mis toimub. Ma võtan ka selle aia ja viin selle aia ära või siis teen ühte või teist asja. Ma ei tee kogu aeg, aga ma näen, kuidas see mõjub. See mõjub väga hästi kõigile nendele tiimidele, sest nad näevad, et tavaline inimene, ma olen ka seal abis, kuule, kui ta aitab, miks ma ei või siis teha. Et see nagu toimib nii minu enda jaoks kui ka tegelikult tiimi jaoks. Kas Ironman Tallinn 1000 inimese hulgas on lugusid, mis sind väga inspireerib, mida teised inimesed on teinud? Ja mul on üks sõber Raiko. Sa ka tead sõber Raikot. Et minu pikkune vend on tegelikult meiega koos sattunud siis meie kampa. Kunagi tegime siuke kampaania oli nagu 6 kuuga triatletiks. Ja siis me kutsusime inimesi, et me treenime neid siis spordiklubiga ja suvel selle triatloni tegema. Raiko tuli selle programmi järgi meil triatloni tegema ja pärast seda hakkas sündmustel abis käima ja tänaseks on ta nagu hea sõber
kes siis käib sündmustel abis ja me nimetame teda ka siis meie tiimi nii-öelda ametiühinguks, kes võitleb selle eest, et söök oleks õigel ajal kohal, et kõik asjad toimiks, et olme oleks korras ja nii edasi, onju. aga Raiko on niisugune vend, onju, kes ma arvan, et kui te lähete Ironman Tallinnal nagu küsite, et kuule, kas sul on triatloni kombe all, siis ma arvan, et tal on triatloni kombe all, sellepärast et ta teeb nädal aega tööd, onju. Ja siis ta läheb, teeb selle võistluse ära, paneb nagu tööriided selga, teeb jälle edasi tööd, et ta on niisugune vend, et ta inspireerib mind just selles valguses, et ta nagu ta tahab sellest osa saada ja tal ei ole paljuks nagu tulla appi või ta ei ütle, et kuule, ma nüüd lähen Ironmani tegema, ma nädal aega ei tee mitte midagi, et ma ei saa tulla appi sulle. Ta teeb need asjad ära, onju, ja võistleb ära ja siis pärast tuleb ikka veel appi, et on viimane mees, kes püsti seisab, et osata nautida seda, neid töövilju, mida me ise teeme, onju, ja teistpidi olla siis motivatsiooniks ja inspiratsiooniks paljudele. Kuidas meil kuulajad, olete juba väikseid nippe saanud ja mõtteid või suu ammu lihtsalt kuulame. Igatahes meil on veel peatükke tulemas ja lähme aina põnevamaks. Praktilisi nippe kuulajatele. Kes ei ole veel praktilisi nippe saanud, siis kui meil on keegi, kes alustab täiesti nullist, tädi Maali pani ennast Tartu maratonil näiteks kirja, millest alustada eesmärkide seadmisel, kas võttagi see pani maratonile kirja ja hakata lihtsalt arutama asja või kuidas sina läheneksid? No me oleme hästi palju teinud seda hea eeskuju projekti ja on see Raivo Tamm või keegi teine, siis punkt 1 on kõigepealt saada nagu see algtase teada, et me ju ei tea, kes ta on, tädi Maali, kas ta on üldse sporti teinud või ta ei ole teinud, onju. Et ideaalmaailmas oleks vaja aru saada, käia võib-olla spordiarsti juures ära ja aru saada, et mis seisus sa oled, kas organismis kõik asjad toimivad nii, nagu sa arvad või on parem või on halvem, ja saada nagu pihta siis, mismoodi edasi minna. Aga see ei ole nagu nii-öelda elementaarselt vajalik, et saab ka muud moodi. Et kui sa ennast kirja panda, siis oleks mõistlik võtta kalender lahti, vaadata, palju sul aega selleks on, ja siis proovida ära jagada, et kui palju ja mis nädalatel ma tegema peaksin. Tänapäeval on väga lihtne, ma saan aru, et sina ka valmistasid ette kogu selle asja meil ChatGPT-ga, et siis tegelikult interneti avarustes on väga palju infot olemas, et küsida kas või elementaarset treeningprogramme või siis kas või siit samast sarjast saab midagi. Minu küsimus, et sinule ma usaldan, ChatGPT saab palju mööda panna, aga kas sina usaldaksid ChatGPT-d, et omale treeningplaani teha? Ma tegelikult nagu lõpuni usaldaks, aga mida ma nagu küsiks temalt, kas sul on internetist pakkuda mulle suusataja treeningplaani selleks suusatamise maratoniks, sest neid on nagu olemas avalikke tasuta plaane või siis ka programme, mida kasutada. Ja miks see vajalik on see, et siis saaks nagu selle treeningu ja puhke formatsiooni või siis rotatsiooni nagu paika, et sa tead enam-vähem, et okei, ma teen 2 päeva trenni, 1 päeva puhkan või mis iganes see on. Et kui tädi Maali ei ole kunagi sporti teinud, siis ta võib-olla mõtleb, et ma nüüd hakkan silmad kinni panema nii palju, kui ma jaksan ja ma panen iga päev nii palju, kui ma jaksan, aga see võib-olla ei ole kõige parem mõte. Et lihtsalt, et tekiks mingi struktuur, mida siis jälgida, sa võid seda kohandada enda jaoks proportsioonis väiksemaks või suuremaks, kuidas sa tahad, aga sul on vähemalt mingid nagu tööriistad käes, millega pihta. Edasi minnes me kõik nõustume, et on järjepidevust vaja. Jah. Kuidas sa seda hoiad, kui igapäevaelu, 4 last, kõik muu on väga-väga kiire, kuidas sa seda järjepidevust kõige lihtsam on see, võtta endale eesmärk, mis kohutab su kaaslast. Ja ta on mures selle pärast, et sa treenimata lähed starti. See on kõige parem, usu mind. Mine tee trennist, muidu sa ei jõua mitte midagi teha. Aga nali naljaks, tegelikult on rutiini vaja. Et sul on vaja nagu mingit konkreetset rutiini. Väga hea, kui sul on mingid grupitreeninguid, mis siin nädala struktuurselt nagu 2 või 3 korda välja veavad. Mina kasutasin näiteks ujumistreeninguid hommikuti vara, mis on enne siis 6:30 kuni 9, et ma tulen tagasi selleks ajaks, kui lapsed nagu linna lähevad, välja lähevad, et ma saan neid aidata. Ja ma sain 2 korda nädalas korraliku ujumistreeningu ja siis ülejäänud asju ma põigin vahel nii, kus ma jõuan. Me oleme tund aega vähemalt juba rääkinud ja mul on alati praegu mulje, et sina, mina üksinda metsas või kus iganes teen oma trenne, mis roll on sõpradel, kaaslastel, grupitreeningutel, räägime sellest. Jube oluline, et punkt 1 sotsiaalsus on ju. Punkt 2 see, et tekib kohusetunne. Et ma olen sõpradega kokku leppinud, et ma räägin selle sama, mis alles juhtus see. Ma helistasin Kaja Häljastele, kuule, kas hommikusti ujumised toimuvad? Jaa, toimuvad. Esmaspäevast võib tulla? Jaa, tulen. Lähen esmaspäeval 6:30 kohale, ma olin üksi. Ja sa kujutad ette, kui ma läinud ei oleks, siis Kaja Häljast oleks hommikul 6:30 kohale, kurat, täna ei ole vist kedagi, ma lähen koju tagasi. Väga piinlik oleks olnud. Väga piinlik oleks olnud. Enam ma ei jätnud sinna minemata, ma käisin kõik korrad läbi, sellepärast et
sa ei taha kedagi alt vedada, rääkimata veel sõpradest või ükskõik kellest, et kui sul on võimalik, siis loo endale niisugused nagu rütmid, noh, on see siis 2 või 3 korda nädalas, kus sa saad siis sõpradega ühisi asju teha ja siis sa saad kõrval ise juurde asju teha, et see tegelikult aitab, sul on lõbus olla, sa saad nagu ühiselt trenni teha ja see, noh, sul on igatpidi mõnus. Kui on üks asi, mida nimetada, mida igaüks saaks juba homme ära teha, et oma eesmärgile samm lähemale jõuda, mis see oleks? Ma arvan, et homme võiks ennast Tartu maratoni kirja panna. Ja siis see on juba väga suur samm eesmärgile lähemale, sest sa oled juba midagi maksnud selle eest, et sa oled nagu kohustuse võtnud endale. Ja kui sa juba kirjas oled, siis homme võiks ChatGPT-sse kirjutada, et kuidas ehitada, milline see treeningplaan olla võiks. Mina annan ühe nõuande, et kes ChatGPT-d nii palju ei usalda kui Ain-Alar, siis järgmine esmaspäev tuleb Jaanus Teppan ja just sellel teemal, et rääkida treeningplaani koostamisest ja kuidas neid asju endale teha. Igal juhul parem mõte kui võib-olla ka tema on, aga temal on natuke ChatGPT eelseid kogemusi päris palju. Me siin vaikselt hakkame ka lõpusirgele jõudma, on tegelikult mõned lõpuküsimused inspiratsiooni kohta. Ain-Alar, kas sinul on ka järgmise 5-aastaku plaan endal olemas ja julged sa seda avaldada? Muidugi on. Mul on alati 5-aastaku plaan. Kogu see nagu, kuna iga 5 aastat, iga aasta pärast tuleb järgmine 5 aastat, sellepärast sa pead kogu see edasi minema. Siis järgmise 5 aasta jooksul ma lähen Hawaii Ironmanile. Ma kvalifitseerun sinna ja ma lähen sinna osalema. Mis tähendab, kas seal on vanuseklass või kuidas? Vanuseklassid, iga 5 aasta tagant läheb vanuseklassid ja miks ma seda teha tahan, on see, et mul läheb väga korda, mis mu lapsed, millist elu nad elavad. Ma tahan, et nad näeksid, et mis minu elukutse ka kunagi olnud, sest nad ei ole seda näinud põhimõtteliselt. Võib-olla Artur on, aga teised väga mitte. Et siis ma tahaks seda 5 aasta jooksul ära teha ja siis koguda väga palju raha, et ma ükskord lõpuks sinna kohale jõuaks. Üks küsimus veel. Ja. Kui sul oleks üks soovitus iseenda nooremale versioonile motivatsiooni kohta, mis sa annaksid iseendale, kui sa vaatad tagasi, ma ei tea, Otepää suusakooli minevat Ain-Alarit ja nüüd kogenud mehena, mis sa soovitaksid? Ma arvan, et tõesti need 2 aastat pärast Estoniat olid nagu mõnevõrra kaotatud aastad, sest nagu kui me teame, siis meie inimese meesterahva kõige viljakam või produktiivsem või kõige parem füüsiline võim on ju mingi 27 kuni 32 sinna vahel. Ja kui sa sealt selle 2 aastat ära võib-olla võtad, see on päris suur aeg. Et mul on sellest natukene võib-olla kurb, aga kuna ma olen nii optimistlik inimene, siis ma alati leian midagi positiivset. Et ma arvan, kui seda poleks olnud, siis ma võib-olla ei oleks päriselt aru saanud, et see teine võimalus nii oluline minu jaoks. Et ma ei kahetse oma elus mitte midagi. Ma olen kõikide kogemuste üle väga uhke ja õnnelik, sest iga see kogemus, iga see eksimus, iga see kaotus on midagi mulle andnud. Teinud must selle, kes ma olen. Ja ma olen rahul sellega. Meil on kuulajad, kes on saanud sinna hästi vaikselt olla. Kas teil on küsimusi või kindlasti on? Julgelt võite edastada ja püüame vastuseid leida. Siin hästi lihtsa küsimuse. Sinu triatloni klubi on 3 Mile. Sinu motivatsiooni juttu kuulates see ongi motiveeritud, et 3 korda naerata, et see positiivsus kõik peaks olema selle 3 alal. Väga hea, et sa selle küsid. 3 Mile bränding ja see lugu sinna taha tegelikult tuli 2009 aastast, kui ma olin 2008 kaotanud oma nimisponsori SL Productioni, kes sisuliselt finantseeris 90% kogu mu siis hooajast. Ja kuna ta kinnisvaraga seotud oli ja maailma rahanduskrahh tuli, siis nemad läksid pankrotti või saneerimisse ja mul toetus kadus. Ja siis ma nagu otsisin toetajaid. Ja ma sattusin kuidagi läbi selle siis ühe taanlase, kes elas Hollywoodis ja oli siis näitlejate manager ja siuke coach Mikkel Bondesen, kes kutsus mind enda juurde seal mõneks ajaks elama ja nii-öelda coachingud vastu võtma või tegema mulle. Ja me jõudsime sinnamaani, et mis on need asjad, mis mind panevad liikuma. Ja me jõudsime sinnamaani, et mind siiamaani tegelikult motiveerib see, et inimesed mu ümber oleks õnnelikud ja rõõmsad. Ja kui nad teevad sporti, siis nad on rõõmsad ja õnnelikud. Ja sealt tuli see triathlon Smiling Faces,
Three Smile ja kõik muud asjad, et on sealt pärit ja nii see logo. No nii, väga hea küsimus. Kas meil on veel hea võimalus Ain-Alarit pinnida siin veel? Kes teist siin tuleb ikka Tartu maratonile ka nii mehi? Siin on, ma tean, et meil on saalis mehi, kellel on Vasalopet eesmärgiks võetud ja sinul on nagu Birkebeiner ja seda on nagu rõõm näha. Aga kell on kindlasti palju, meil on üks slaid veel jäänud ning selleks on Ain-Alar on valinud ühe video, mida võiksime siin valmistume Tartu maratoni loengusarja esimese loengu lõpuks vaadata. Pärast videot me sulgeme ka selle eetri ning etteruttavalt ütlen, et järgmine loeng järgmisel esmaspäeva õhtul juba treeningplaani koostamisest koos Jaanus Steppaniga, aga tuleme meie selle video juurde. But what if I'm not enough? Sacrifice is easy when the dream is bigger. Every skipped party, every early morning, it's all here. It's hard, but with them by my side, anything is possible. You are an Ironman. Sometimes it hits harder than I ever imagined. This is the moment they talk about when you find out what you're really made of.
No nii, mina tänan teid, head kuulajad, teeme aplausi Ain Alarile, kes oli meil esimese loengu külaline siin videona. Ma loodan, et paljud said endale inspireerivat sportlikku 5-aastaku plaane siit videost vaadates, kuid 3 kuu pärast on Tartu maraton 15. veebruar aasta 2026 52 korda, nii et kui ei ole endale eesmärgiks võtnud, võta nüüd. Meie loengusarjaga jätkame juba järgmisel nädalal, nii et valmistume Tartu maratoniks. Aitäh esimese episoodi kuulajatele! Aitäh! Meil on sarjas on toetajaid ka ning sarja toetajaks on Veespa, mis on parim koht treeningutest lõõgastumiseks, nii et Suur tänu. Aitäh Ja, ja oska ka lõõgastuda. Mulle tundub, et ma tegelen ennekõike lõõgastumisega ja siis vaatame, kus trenni jõuab. No nii, aitäh, järgmisel esmaspäeval uuesti. Aitäh! Olid alt aukudega, et kõik vesi välja läheks ja kummikinnas oli käes. Et meil on nagu organismis kõige rohkem närviretseptorid peopesas, kubemes ja kuklas on ju. Et kui sa need kohad suudad maha rahustada või jahutada, siis kehatemperatuur ka langeb kohe. Et siis mul oli nagu kummikinnas pandud, siia paned jääd sisse, siis jooksed niimoodi, et ta nagu peopesa nagu jahutab, otsast tilgub vesi välja, auk oli sees seal ja siis niimoodi see teha.